2017. aasta teises pooles oli Eesti esmakordselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Tagasivaates soovime välja tuua mõned olulised edusammud 4 eesistumise prioriteedi lõikes. Avatud ja uuendusmeelse majandusega Euroopa. Sõlmiti kokkuleppe Euroopa investeerimiskava pikendamiseks aastani 2020, millega elavdatakse Euroopa majandust, suunates sinna kokku 500 miljardit eurot. Fond on juba aidanud paljude Eesti ja Euroopa ettevõtete tegevust laiendada. Läbipaistev maksupoliitika teeb ühtsel turul tegutsemise lihtsamaks. Tänu e-kaubanduse käibemaksu kokkuleppele saavad ettevõtjad edaspidi tasuda piiriülese kaupade müügi puhul käibemaksu oma koduriigis. Rahandusministrid kujundasid ühise seisukoha rahvusvaheliste maksureeglite muutmiseks, et need arvestaksid digimajanduse arenguga. Otsustati, et veebiettevõtjad peaks sõltumata oma füüsilisest asukohast tasuma tulumaksu kõigis riikides, kus nad kasumit teenivad. See tagaks traditsiooniliste ja veebiettevõtjate võrdse kohtlemise. Turvaline ja kaitstud Euroopa. Euroopa julgeoleku tagamise uut ajastut tähistab liikmesriikide algatatud alaline struktureeritud kaitsekoostöö. Esimest korda võttis Euroopa Liit eesmärgiks tugevdada liikmesriikide sõjalisi võimeid ja suurendada kaitsekulutusi. Eesti ettepanekul lisati ühiste projektide hulka sõjalise transpordi lihtsustamine, mis teenib nii Euroopa Liidu kui ka NATO eesmärke. Et saaksime nautida sisepiirideta Euroopat, keskendusime välispiiride kaitsele, mida toetavad tehnoloogia ja kiire andmevahetus. Näiteks aastal 2020 rakendub süsteem, mis annab ülevaate kõikidest kolmandate riikide kodanikest, kes Euroopa Liitu sisenevad ja siit väljuvad. Hästi edenesid ka arutelud Euroopa reisiinfo ja reisilubade süsteemi loomiseks, mis tagab piiriturvalisuse ja kiirendab reisijate viisavaba piiriületust. Tugevad partnerid tagavad tugeva Euroopa. Sügisel allkirjastasid Euroopa Liidu liidrid koos Armeenia, Aserbaidžaani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene esindajatega deklaratsiooni, millega seati ühised sihid aastaks 2020. Konkreetsed projektid majanduse, ühenduse, hariduse ja digitaalsete teenuste vallas muudavad miljonite inimeste elu paremaks ja stabiliseerivad meie naabrust. Digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine. Andmete vaba liikumine on olnud Eesti eesistumise prioriteet, mistõttu arutati seda kõikjal. Jõudsime Euroopas ühisele arusaamale, et on vaja kaotada takistused andmete vabale liikumisele liikmesriikide vahel. Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumisel jõudsid Euroopa liidrid järeldusele, et Euroopal tuleb rohkem pöörata tähelepanu murrangulise tehnoloogia arengule. Digitaalse Euroopa arenguks lepiti kokku edasised tegevused 5G võrgu väljaarendamiseks, küberjulgeoleku edendamiseks, piiriüleste e-valitsusteenuste kasutuselevõtuks ja e-kaubanduse lihtsustamiseks. Meie jalajäljeks jääb kindlasti Euroopa Liidu esimene digiallkirjastatud õigusakt, mis on teerajajaks Euroopas laiemalt. Kaasav ja kestlik Euroopa. Uuendasime sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteemi, mis puudutab kõiki Euroopa Liidu riikide vahel reisivaid töötajaid, õpilasi ja pensionäre. Selgemaks muudeti teise riiki kolinud kodanikele pere ning pikaajalise hoolduse hüvitise maksmine. Jõudsime lähemale digitaalsele andmevahetusele riikide vahel, mis teeb asjaajamise Euroopa Liidu elanikule tõhusamaks, hõlbustades ka hüvitisega seotud pettuste ja vigade avastamist. Euroopa Liit jõudis tunduvalt lähemale Pariisi kliimaleppe lubaduste täitmisele. Selleks peavad eelkõige tööstus- ja transpordisektorid vähendama energiakasutust. Ühtlasi tegi Euroopa Liit edusamme tarbijasõbraliku ning nutika Euroopa elektrituru loomisel. Soovime üheskoos suurendada digilahenduste kasutuselevõttu, nagu targad arvestid ja võrgud ning andmevahetusplatvormid. Need võimaldaksid tarbijatel elektriturul aktiivselt osaleda, näiteks muuta energiatarbimist vastavalt hinnale või müüa omatoodetud elektrit. Loe eesistumise edusammude kohta veebilehelt eu2017.ee. Järgmise korrani!